Viljandi, kaasas põis ja õllekõrs, kui sääsekõrs. Ei saa üle Emajõe, hüvada kallistest. Ei saa üle Emajõe, hüvada kallistest. No nii, tegevuse puudust ühesõnaga ei olnud. No ega. Suvel oli põlla peal, talvel ja Hein oli suvel ju teha loomadele ja see töö oli. Väga tore. Väga vahva. Aitab küll, see on nagu näitamiseks ja siis ongi ja need prahid, näed, jäävad siia peale, siis see prah siit pealt korjati ära, see visati minema ja need terad siit puhastati ära ja vaata, kui on kahelt poolt veel uksed lahti oleks nagu rehe aluses, rehe tuas on parsid, seal köötakse rehe alune, sealt kus nüüd sisse viiakse, see on 2 ruumi see rehe, siis sealt ma ilma suurelt kahelt poolt uksed lahti, no sa tead, kui tuul tõmbab ja sa tead, kui on see aganakene, see on ju nii liblikene, siis need lendavad ju igale poole laiali ja siis see keskel, siin olid siis ilusad suured terad ja suured terad kukkusid kohe siia keskele, siis need olid raskemad. Väiksemad tuulega läksid natuke kaugemale ka ja siis need keskmised terad said leivaviljaks, leiva ja külvimiseks, uue külvi tegemiseks. Aga need äärmised, mis siis kaugemale läksid, väiksemad, nendega oli siis niisugune lugu, et need ka pandi kõik kokku ja vaata, nendest siis tehti kas loomasöödaks, jahvatati loomasöödaks või siis kui mõni popsinaine või tuli tööle, tead, sa nägid, et vanasti oli ka vaeseid inimesi palju ja kui need tulid sinna tallu appi, siis anti seda jahu, nagu poole avana jahu, siis anti seda päevatasu. Oli 2 aastat tagasi meil oli avana leib. No võid, altpoolt võtta kinni. Nii, no, siis, no pravi, ise. No vot, nii palju ongi. No. Sulla käe jala lühikest. Ma olen käinud leivamuuseumis ka. Minu maakodus on ka selline lõkke juures. Siis kui naabrid meie põllu peale kaeladega, siis ma viin sinna ja mõnikord teen katki ja söön natuke. Nii, ja seda hõõruti nii, et paremini terad katki lähevad, pandi liiva juurde. Ja hõõrma peab, ära nii, lükita maha ja